et kui see asi nüüd on teil kaasomandis, siis kuidas neid kulutusi jaotada, sest korterite puhul on asi justkui lihtne, korteriühistu saadab arved, seal on igaühe enda kulud, eks ole, mis ta kasutab ja lisaks siis võib-olla mingi remondifond või mingisugune nii-öelda kogum, kus siis kantakse neid ühiseid kulusid, et kui on, ma ei tea, akende vahetused, katusevahetused, aga kaasomandil üldiselt sellist asja ei ole. Et siis tekibki küsimus, et kui kaasomanikel on siin erinevad nägemused, et mida oleks vaja teha ja kuidas teha, et kuidas siis neid asju korraldada. Et ideaalis jällegi võiks siin toimida see kaasomanika kokkulepe, et mõlemad saavad aru, et midagi on natukene pahasti või natuke vajab tegemist ja see asi tehakse ära. Kui nüüd üks kaasomanik ei ole valmis neid asju tegema, siis tegelikult on võimalik teha ka ainult ühel isikul need kulud ära ja nõuda siis need kulud ehk siis see vastav osa sisse teiselt. Ehk oletame, et kui ta on 50-50, näiteks katus laseb läbi, on võimalik vahetada katuse ära ja nõuda pool katuseraha teiselt sisse.